Selle jaoks, et tulla Strasbourgis jõuluturule üle selle jõe siia kesklinna poole, tuleb läbida sellise väikese kontrolli. Nimelt, kui tuled kohvriga ja tahad kesklinna minna sellest ajast saati, kui jõuluturg siin ka on, siis tuleb see kohvri sisu ette näidata ja eks seda ikka kõike selleks, et see turvalisus oleks jõuluturul tagatud. Strasbourgis on jõululaad jaotunud üle linna ja erinevates kohtades on erinevad väikesed linnakesed, kus siis saab tõepoolest peaaegu kõike, mida hing ihaldab. Siit saab süüa, siit saab raamatuid, siit saab kingitusi, siit saab sooja jooki, siin saab karusselliga sõita. Tallinnas enne vanalinna tulekut küll mingisugust kontrolli ei ole, kas sul on kohver kaasas või mitte. Küll aga on siin betoonist tõkked selle jaoks, et autod näiteks ligi ei pääseks. Tallinnas on jõuluturg traditsiooniliselt ikka Raekoja platsil ning platsi keskel ehib turgu kuldselt sädelev kuusk. Strasbourgis on suure jõulukuuse all veel omakorda jõulukuused. Strasbourgi jõuluturg on otse loomulikult inimeste seas väga-väga armastatud. Ja seetõttu tuleb siit tihtipeale ka läbi rahvamasside ennast pressida, et üleüldse hõõgveinini või asjadeni, kingitusteni, nende poodideni ja hüttideni üldse jõuda, kust asju osta. Seepärast, et inimesed tulevad, naudivad, kõnnivad ja siis peabki vaatama, kus kohast endale üldse see teesid leida, et edasi jõuda. Tallinna jõuluturg on natukene pisem kui Strasbourgis ja kes nädala keskel siia tuleb, sellel on igatahes ka ruumi ennast liigutada. Inimesi on vähemalt täna küll vähem kohal kui Strasbourgis, ei pea kellegi vahelt siit ennast läbi suruma ja lõppkokkuvõttes saab isegi ennast ümber iseenda keerutada. Selle jaoks, et inimesed saaksid endale siit Strasbourgi jõuluturult ka sellise väikese mälestuse kaasa võtta, on ekstra tehtud väike poodium, väike sillakene, kui inimesed saavad peale minna ja siis Strasbourgi sildiga endale ka sellise ilusa romantilise jõulufoto teha. Tallinnas saab ka jõuluturul ilusaid pilte teha, muidugi saab kuusega pilte teha, saab niisama pildistada, aga selle jaoks, et selline eriline pilt ära teha, on tehtud fotoboks või selline majakene, kus saab pildi teha, aga selle jaoks, et siia majakesse pääseda, tuleb ka maksta 5 €, et siis sellel jõulutaustal see pilt ära teha. Ei saa ju teha jõuluturgude võrdlust ilma kordagi pilku hindadele viskamata. Prantsusmaal saab jõuluturult hõõgveini kätte alates 4 € ja valik on Prantsusmaale kohaselt üüratu. Eestis tuleb aga välja käia vähemalt 7 €. Prae ja soolase toidu variant on Strasbourgis küll erinevaid, kuid näiteks kohaliku toiduga taldriku saab täidetud alates 10 €. Eestis saab klassikalise praekapsa ja vorsti kätte 14 €-ga. Üks mees, kes ei tohi jõulude ajal kuidagi puududa, on otse loomulikult jõuluvana ja Tallinna jõuluturul saab igaüks ka jõuluvana külastada.